ja me räägime mõne mõttes kõik see taandub ikkagi sellele, mis tavaliselt hinnapoliitika üles kehtib, kui just ei ole nagu, ütleme, tüngakaup või osav kommunikatsioon, ikka kvaliteet maksab tavaliselt. Nii on. Ja seda ma olen ise nagu ka saanud, ma olen ettevõtjana võrdlemisi, ma arvan, kogenematuse mõttes võrdes sinuga või kellegi teisega, kes on pikalt nagu ettevõtlust teinud, aga ma olen saanud ka nagu näha, et ja nüüd olles ise nagu siis, nüüd on see paralleeli kohta, et olles olnud siis selle pool, kus ma olen justkui tarbija ja siis nüüd siis nagu selle koha peal, kus ma nagu puutun kokku ka nagu tooraine ja kõikide kuludega, siis inimesed, kes seda kogemust ei oma, ei tea nagu, mis toimub ühe selle toote letile jõudmise nagu tagaprotsessist, lõpetades toote endaga ja transpordi ja pakendit ja kõige muuga, siis inimesed ei tea tegelikult ega ei saa aru, kuidas tekib see hinnapoliitika teinekord ka. Alati ei ole see, et sul on 500% juurdehindlus, vaid seal on nagu reaalselt on ka toorainesid ongi nagu kvaliteetne ja kallis. Et see on hästi huvitav, et inimesed mõtleid selle peale, aga mulle meeldib, kui sa lahti räägid selle, siis inimesed hakkavad nagu mõtlema, et okei. Ja okei, make sense. Et tihtipeale üldreegel ikkagi on see, et kui on kallim toode, siis on ka kvaliteeti rohkem, aga see tuleb, on soovitus ka alati kontrollida, sest et mõnikord müüakse ka mingit saia sulle lihtsalt kalli raha eest, aga see on jah huvitav, et tulles selle fermentatsiooni juurde ka, ma ei tea, kui paljud inimesed üldse on kuulajatest, vaatajatest kursus fermentatsiooni või kääritamisega, siis kui mina sain teada ka seda, et ka hiiretooted on fermenteeritud, see oli aastad tagasi juba, kus tulid sellega välja, siis ma olin ka, minu jaoks oli kohe see nagu positiivne nagu pool, et seda fermentatsiooniprotsessi olulisust on hakatud täna üha rohkem rääkima ja tegelikult üha rohkem kasutatakse ka erinevates, mulle tundub, et seda hakatakse üha rohkem kasutama, meil on siin tõesti kimchisid müüki tulnud, eks ole, ja kombucha kultuur on tekkinud juurde, ja eks neid tekib veel asju juurde, kus seda fermentatsiooni kasutatakse, aga see on nagu nii oluline protsess, mis lihtsalt enhance'ib nii-öelda või mis teistega see on, võimendab siis seda tooraine kvaliteeti selles protsessis.